Tere, mina olen Johannes. Tervist, mina olen Marko. Me oleme Tryhardsist ja täna me anname siis väiksed trikid, väiksed nipid, kuidas siis ujumise, ratta ja jooksuga ehk siis triatloniga võib-olla natuke paremini toime tulla ja äkki midagi kõrvale panna. Õppige ujuma. Et see on võib-olla kõige olulisem. See on esimene ala ja mida nagu puhanumana, suhteline mõiste, te ujumisest välja tulete, seda paremini lähevad ka need maapealsed alad. Harjutage kõik 3 ala läbi. Vaadake juba ette, et mida tuleb teha, mida peeta oluliseks. Hea oleks, kui on sobiv riietus, aga isegi kui ei ole, siis rätik aitab keha ära kuivatada ja kui teil ei ole midagi lõppaja eesmärk ei ole, siis saab ka riided vahetada vahetusalas. Ja esimese triatloni puhul eriti oluline, võtke rahulikult, kiirustage aeglaselt ja arvestage, et teil on kogu aeg inimesed ümberringi. Ma ei tea, kui ma hakkan üldse midagi ära rikkuma siin, siis võib-olla need vahetusalasid võiks ka meeles pidada, et esimest korda triatloni lähed, sest need võivad suht palju segadust tekitada, et mida ma nüüd pean tegema või kuna ma ratta peale pean minema või mis asjad ma üldse pean endale selga panema või mida siis kas küsidagi nõu varem, kes triatloni teinud on või siis vaadata mingeid videosid, et natuke ennast vahetusaladega ka kurssi viia, et ei oleks päris lihtsalt pea laiali seal vahetusalas olemist, vaid et tead, et mis tegema peab ja kui Eestis lähed starti, vahetusalas on alati olemas oma kohtunik, kes vastab kõikidele küsimustele, et sa saad tema käest küsida, kuidas ma nüüd siin õigesti käituma pean. Kas Tryhards teeb jõutrenni ka? Ei ole näha praegu, mis küsimus see oli. Teeme umbes 2 korda nädalas. Tõstame asju ja liigutame ja lükkame ja teeme küll. Kui spetsiifilisemaks minna, siis alguses on meil soojendusharjutused, mis võtavad vahest 40 minutit aega, et mõned on selleks ajaks juba omadega ühel pool, aga et teeme kogu keha läbi erinevate harjutustega ja mitte midagi väga rasket, aga midagi kerget ka ei ole. Ja siis lõpus on meil 4 baasharjutust, on jõutõmme, puusa tõsted hiprast ja siis on leg press ja kitsahaardega rinnad surumine. Minu treeningfilosoofia kohaselt jõutrenn on vajalik ja kuulub vastupidava sportlase igapäeva või selles mõttes, et iga nädalasse rutiini kindlasti. Võistlusperioodil me vähendame seda mahtu, aga ka võistlusperioodil see jääb sinna sisse. Esimene soovitus harrastajale on see, et võtta sõber kaasa. Kahekesi on alati lihtsam kui üksi. Ja kahekesi on keegi, kes sind hoiab treksis traksis, et kui sinul on kehva päev, siis temal võib-olla on hea päev ja tema viib sind trenni ja siis kui on olukord vastupidi, et siis toimib vastupidiselt. Ja kui sealt edasi minna, siis on triatloni treeninggrupid, et otsi endale sobiva filosoofiaga triatloni klubi ja ühine treeninggrupiga. Ma võib-olla ütleks selle, et harrastajad pole seda veel väga hästi minu arust õppinud, et puhkepäevad on ka olemas, et tullaksegi vanemas eas või kas või nooremas, aga tullakse räige hurraaga peale ja hakatakse tegema ja tehtaksegi palju ja vahest pole nii palju vaja isegi teha, et ja kui isegi mõni päev jääb trenn vahele, siis tehakse seda tagantjärgi, et see kõik on jama, et tegelikult tuleb trenn teha siis, kui selleks on ette määratud aeg ja kui sa siis seda teha ei saa, siis tagantjärgi pole mõtet seda teha, et pole mõtet süümepinnadega tegeleda, kuigi kindlasti on hetki, kus tekivad need, aga et lihtsalt katsu puhata, katsu trenni teha ja ära unusta, et see on harrastus. Et see võiks olla fun, mitte kogu aeg peamaas nühkimine. Pead trenni tegema, et pead harjutama. Et tundub kerge küll, et kiiver pähe ja numbrikumm, et tossud jalga ja
ja midagi nii-öelda rasket ei tohiks olla, aga nii-öelda eriti võistluse sees siis seda rahmeldamist on rohkem ja adrenaliin on üleval, et siis kipuvad need asjad nii-öelda lappesse minema seal, et siis nii-öelda trennis harjutada ja ma arvan, et seal ka see nii-öelda ütlus, et tee kiiresti, aga rahulikult või vastupidi, et põhimõtteliselt et tuleb need läbi harjutada ja siis tulevad võistlusel ka paremini välja. No üldiselt on niimoodi, et harrastaja, kes läheb tegema täispika läbi, enne täispika võistlust soojendust tegema ei pea, terve päev on aeg sooja teha. Lähed lihtsalt rahulikult peale, hakkad vaikselt pihta ja ongi kõik korras. Kes läheb juba tulemust tegema, sellel on vaja nagu kergelt, siis soojenduse eesmärk on see, et sa paned keha valmis selleks, et kohe hakkad pingutama. Ja see soojendus ei pea olema midagi üle mõistuse pikka, üle mõistuse rasket. Eriti kui me räägime just sellest poolpika täispika kontekstis. Kui me läheme sinna peale, et noorsportlased mõtlevad, et nad peavad nüüd minema tegema lühikest distantsi. Ehk et siin me räägime olümpiadistantsist lühemaid distantse, olümpiadistantsist lühematest distantsidest, et sprint ja supersprint. Et siis on vaja panna keha valmis kohe tugevalt pingutama. Ehk et soojendus ei saa enam olla ainult lihtne läbitegemine, vaid peab sisaldama juba endas teatud kiirendusi. Ja ma arvan, et üks oluline osa soenduses on see, et ilma järgi tuleb ka vaadata. Et kui on ikka külm ilm vihma sajab, siis tuleb vaadata, kuidas oma keha soojas hoida enne starti. Et kui siis minna sellega edasi, et ma pean sõitma nii mitu minutit ratast ja ma pean siit jooksma nii palju, aga selle käigus ma mitte ei saa soojaks, vaid hoopis külmetan, siis on asi pahasti. Ja samamoodi ka väga kuuma ilma korral, et siis ei maksa päikse käes väga kaua ringi hüpata, vaid tuleb ära teha oma kergelt soojaks saamine, kerged liigutused, kiired liigutused ja siis hoida varju. Lemmikujumistrenn, ma arvan, et on ka nii-öelda võistluseelne selline kergem lahti ujumine, et näiteks 16x50 tõusvalt, et alustad nii-öelda esimest 8 nii-öelda rahulikult ja siis peale seda hakkad nii-öelda tempot tõstma ja siis viimased 4 on põhimõtteliselt nagu päris kiired juba ja viimast 2 siis kõige kiiremad. Et ma arvan see ja rattas lihtsalt ma arvan selline mingi karussellis sõitmine, nii-öelda mingi tempokam, selline, et pikem karussellis sõitmine ja siis ongi nii, et ei pea ise terve aeg maksi panema ja saad vahepeal puhata ja samas on siuke kiire ja põnev. Ja jooksus ma ka võistluseelne, varem me tegime 3 korda 1000, et nüüd me oleme teinud 4 või 5 korda 800, aga ka selline nii-öelda võistluskiirusel või siis natuke aeglasem ja selline mõnus nii-öelda, et väga ei pressi, aga samas on siuke kiire. Ja siin ma pean ennast siis nagu muutma rolli, et minevad triatleedist, tähendab treenerist endiseks sportlaseks, siis mulle meeldis ka selline nagu ujumises ja jooksus selline tõusvad asjad. Et kus iga natsuaja tagant tuli natukene juurde panna ja siis pigistada ja väänata. Et 20 100-st ja jooksus selline 15 kilomeetrit, et selline oli siuke mõnus ots. Aga rattas ma arvan, mulle kõige rohkem sportlasena meeldisid sellised pikemad aeroobsed liikumised, kus ma lihtsalt osaliselt ma olin nagu oma mõtetega üksinda ja teine pikad liikumised sai tavaliselt suured pikad ringid teha, et siis avastasid neid kohti, kus nii-öelda nagu igapäevaselt ei sattunud, et alati on sellised lähemad ringid, mis on juba nagu pähe kulunud. Aga kui pikk rattasõit oli, kas ma olin kodus või ma olin välismaal, siis sai alati minna midagi avastama. Et see oli lahe. No, praeguse seisuga Tryhards on selline 10-11 liikmeline grupp. Saavutusspordi eesmärgiga, rahvusvahelise tulevikuga. Et liituda saamiseks on nüüdseks juba, me oleme jõudnud sinna, kus on teatud ootus, et sellele, milline sportlane on, millisel tasemel ja kui palju ta jõuab trenni teha. Et ta jõuaks Tryhardsiga sammu pidada, nagu selle grupi üldise liikumisega. Kindlasti peab ta sobima meie gruppi ehk et grupi liikmed
neil on otsustusõigus kokkuvõttes, kas peale katseaega uus liige saab ühineda 100%. Ja ilmselt nii-öelda ühendust saad ikka võtta kas kellegi meist või Markoga, aga nii-öelda ja see protsess nagu seal ei lõppe, et võtad ühendust ja siis tuleb sealt see jah-sõna, et siis ja eks me ongi, nagu Marko rääkis, et tulemuste põhjal natuke ja nii-öelda milleks sa nagu füüsiliselt võimeline oled ja teiseks nii-öelda peab sinna gruppi sobima ka, et kui nagu üldse seda ühist keelt nagu teiste treenikaaslastega ei leia ja terve nii-öelda treeningute ja nii-öelda treenivälisel ajal lihtsalt täiesti nagu eri asju ajame, siis nii-öelda pole selles grupis ka nii-öelda eriti midagi kasu. Et grupi dünaamika on meie jaoks oluline ja vaikselt läheb olulisemaks. Et mulle meeldib kasutada seda sõnumit, et kui tahad minna kiiresti, et siis mine üksi. Ja kui tahad minna kaugele, siis mine koos. Et selles uskumine ja koos TryHardsiga koostöö tegemine ka teistega ja gruppidega, et see on see suund, kuhu me siirdume. Meie Hannesega loodame, et te saite siit vastuseid oma küsimustele. Ja kui soovite siin samas nii-öelda toolidel kedagi teist näha või siis mingitel teistel teemadel näha meie videosid, siis andke meile kommentaarides teada. Tšau!